No nii, jälle on aeg käes, kus DJI on välja tulnud uue drooniga ja ega me ei saa pikalt oodata, sest uus Mavic Air on kohal. Super luks, kaua oodatud kaunikene. Ja teeme ta siis lahti, vaatame, mis siis DJI meile seekord pakkunud on. Vau, sellises karbis. Ilmselgelt on see droon. Vau, mõnel mehe prillikarp on sama suur. Pult. Põhimõtteliselt täpselt samasugune nagu Mavicul, pigem rohkem isegi Sparki sarnane, sest display puudub. Tagumisi nuppe ei ole, aga kõik muu on täpselt sama. Siia on vaja ainult siis veel joysticku nupud kinni keerata. Laadija, hunnik kaableid, pultidele erinevatele siis Androidile ja iOS-ile. Laadija ots on siin väikses kotikeses on siis puldi nupud. Transpordi mõttes muidugi on hea, kui sa saad puldi nupud ära võtta. Et siis on pult täiesti flat, mahub igale poole, väga mõnus on taskusse panna või lihtsalt fotokotti. Ja nupud lähevad väga lihtsalt külge. Põhimõtteliselt ma arvan, siin 3-4 keeret ja olemas. Väga lahe. Ja ühesõnaga tegelikult need nupud, mis ma enne karbist välja võtsin, need olid varunupud. Nupud on puldi sees ja see makes sense, sest sa saad puldi ja nupud koos. Ma just mõtlesin, et kuhu võivad tegelikult nupud ära kaduda. Ja nad ei kao kuhugi, sest nad on puldi sees. Mavic Airil on lahe, sa saad kohe karbis kaasa propelleri kaitsmed. Muidugi algajatel on see super luks. Saad lennata julgemini kuskil okstega kohas või isegi toas. Et võib-olla proovime järgi selle, kuidas on propi kaitsmetega lennata. Ja muidugi DJI paneb alati kaasa mõnusa raamatu, mida mina üldjuhul ei ole kunagi avanud, aga mis siin veel huvitavat on, varupropellerid. Aga droonist ise, sellises väikses karbis, super lahe, super mugav, jälle mahub igale poole. Ja kui me vaatame ainuüksi karpi ja võtame siia kõrvale kohe Mavic Pro, siis enam-vähem sama suurus karbiga, see on karbita. Seda on väga mugav panna fotokotti, seda võid panna fotokotti, aga mina isiklikult seda otse nagu kotti ei jätaks. Tahaks ikkagi mingisugust ümbrist ümber. Selline see droon ongi. Uus Mavic Air. Väga sürneb välja. Disainile on kõvasti rõhku pandud. Kompaktsus, meeletu, jalad käivad lahti. Jah, sama loogikaga, mis Mavic Pro'l. Gimbal on siia drooni alla ära peidetud. Gimbal tundub olevat sarnane Sparki omale. Mavic Airil on 3-telje gimbal. Võrreldes Sparkiga, millel on 2, siis Mavic Pro'l on samamoodi 3. Mis Mavic Airi puhul on väga lahe, on see, et gimbal on suhteliselt peidus. Et gimbali kaitset, ma arvan, isegi väga ei ole vaja. Et sa saad panna ta täiesti kotti ja gimbal on täiesti kaitstud. Ja samamoodi, kui droon peaks alla kukkuma, ma usun, et gimbal on esimene, mis näiteks Mavic Pro puhul pihta saab. Siis siit võtame gimbali kaitsme ära, siis näha, et Mavicul on see gimbal siin all lahti. 2 super töölooma just reisisellidele, sest mis on veel parem, kui sul on fotokotti võimalik ära panna ka 4K filmiv droon. Kaalu osas, ei tea, suhteliselt sarnased. Tehniliste külgede pealt on tegelikult Mavic Air ja Mavic Pro põhimõtteliselt, ma võin öelda, et sarnased. Me läheme kohe varsti ka õue lendama, siis saame selles ise veenduda. Aga 4K bitrate on 100 versus Mavic Pro'ga, millel oli 60 ja teeb samamoodi Full HD 120 slomo. Mis jäi enne mainimata on need vägedad väiksed tillukesed jalad, mis siit teest välja käivad. Juhuks, kui sa tahad just kuskilt, ma ei tea, kivi pealt või maa pealt õhku tõusta. Mavic Airil on 2 väga lahedat uut moodi olemas. Üks on boomerang, ehk siis droon lahkub piloodi juures, teeb sellise boomerangi keerde ja tuleb samasse kohta tagasi, mis on automatiseeritud ja teeb seda täiesti ise. Teine väga lahe mood on asteroid. Droon läheb piloodist eemale ja tekitab 360-kraadise efekti. Et see on väga lahe. Just blogijatele ja videomeestele on see kindlasti cool efekt, mida enda videosse lisada. Ma usun, et Mavic Air on perfektne reisikaaslane. Just eriti inimesele, kellel veel drooni ei ole, sest kui sul on olemas tegelikult Mavic Pro, siis jah, suurus on üks asi, hind on teine asi, et see
Mavic Air on pisut odavam. Nad enam-vähem teevad sama pilti, vähemalt video mõttes. Ega siin ei olegi midagi pikalt rääkida, eks pilt ja video räägib enda eest. Pakime asjad kokku ja lähme proovime selle uue Mavic Airi ära. Testilennu teeme DJI Gogglesitega, nii et see on uus ja huvitav, nii et õues näeme. Tsiteerides Eesti klassikuid, siis kui Magnus oli randa jõudnud, oli DJI Gogglesi akud tühjad. Drooniga lendamise puhul on üks olulisemaid asju ilmafaktor, mis meil siin Eestis kahjuks on nagu ta on. Kindlasti peaks valima ilusa ilma, päiksepaistelise ilma, sest siis on kvaliteet ka kõvasti parem kui sellise koleda sombuse ilmaga, mis minul kahjuks oli. Kindlasti on just Mavic Air ideaalne reisikaaslane oma kompaktsuse mõttes. Me ei saa otseselt võrrelda Phantomit ega Mavic Airi omavahel, sest tegemist on totaalselt erinevate toodetega. Mavic Air on ideaalne droon algajale. Sa saad karbiga kaasa kohe propelleri kaitsmed. See hõlbustab sinu õppimist ja hoiab ära võib-olla drooniga crashimise. Õnneks ühel ilusal päikselisel hommikul õnnestus mul paar kaadrit uue Mavic Airiga teha, ehk siis ise saate kvaliteedist vaadata, mis vahe on sombusel ja päikselisel ilmal, et kindlasti see vahe on märgatav.